aga tere neljapäeva õhtut. Tere õhtust! Meil on siis täna tooteõhtu järjekordne ja nii nagu välja kuulutasime, hakkame täna ninaga töötama. Ehk siis nii nagu paljud on aru saanud, siis keskendume nendele toodetele, mida nüüd läbi arvuti küll kuidagi tunda ei saa, aga need, kes on kasutanud, need oskavad küll kaasa rääkida nendele toodetele. Aga ennekõike alustame tegelikult sellest nii-öelda lõppenud ilu challenge'ist või maratonist, millest siis võtsid osa just need, kes on täna siia tooteõhtule jõudnud. Ja nii nagu me lubasime, et ega me siis ikkagi loosime midagi välja ka. Ja Sill, äkki sa siis seletad või näitad, mis sa siis loosid välja või me loosime Näitan, jah. osalejate vahel, jah? Tublide osalejate vahel, kuna ega nii-öelda ilu ei sünni patta panna, see tuleb nagu peale määrida peale määrida endale, siis kehamaskitajale auhinnak on kooriv näomask. Nii et ma ei tea, kas teie kõik, kes te siin olete kõik seda kasutanud või? Ja kõik on kasutanud, no vaat kui äge siis. Nii et lõhnab ka hästi, eks ole? Jah, aga meil olid siis nii, et need, kes julgesid postitada ja teada anda, et nad osalevad selles maratonis, need olid siis Kaisa, Annela ja Annika ja Sille. Et me jagame siis ka nüüd hästi kiiresti mõned fotod, mis siis on siis jagatud, et ei hakka nüüd selles mõttes ei hakka ütlema, kes mida pani, te tunnete kindlasti ära. Aga et nagu näete, siis hästi palju on kasutatud punast, on ju. No meil oligi punane, valge ja lilla. Jah, et punast on fotodele kõige rohkem sattunud või ta lihtsalt torkab silma või? Võib-olla ta torkab silma jah, et kuidagi on nii, et no, siin ikka on. Jah. Et päris huvitav. Ma arvan, punane lihtsalt torkab silma. Jah, päris erinevaid pilte. Ja teeme siis selle loosimise nüüd ära. On siin pandud siis 3 osalejat. No sina ei võta ise. Võta sina. No aga mis sina silmad kinni paned? No igaks juhuks ma alati panen. Et oleks ikka pandud. Pane sina ka silmad kinni. Nii, kes meil on. Ma ei vaata. Hurraa! Hurraa, Kaisa! No näed, kui tore. No kas tasus pingutamist? Võib-olla sa natuke räägid ka, et kas oli keeruline. Sille ütles küll, et tegelikult oli keeruline selles mõttes, et see nõudis distsipliini. Jaa, nõudis absoluutselt. Aga nüüd ma võin öelda, et on kindlasti harjumus tekkinud ja oli seda väärt, seda distsipliini. Aga mina printsisin välja endal kohe A4 peale selle retsepti ja mina ei tea, kuidas teistel see pähe jäi. Ma küll üritasin ka õppida, aga ei jäänud. Iga hommiku vaatasin ja õhtu ka tegelikult. Kõigepealt tuletasin meelde, mis päev on, et sellest aru saada. Aga väga ja tulemus on minul täiesti silmnähtav, sest et mul oli enne ma ei saanud arugi, kui kuiv nahk mul tegelikult oli ja täiesti mingi selline krubeline krokodillinahk ja nüüd pärast vaatan, issand, nagu mul tundub hoopis nagu jalad oleks nagu palju treenitumad isegi, ma ei tea, võib-olla see masseerimine siis kuidagi mõjus treeninguna ka. Aga ei, ma olen ülirahul ja lihtsalt nii hea lõhnab, nii nagu luksuslikult meil seal grupis ka mainiti seda sõna. Nii et väga-väga lahe ja muidugi teate, kuna mul on see näomask olemas, siis kui on sobilik, siis sa ütled ei, jah? ei, ma ei soovi. Ei, tegelikult ma kingiksin selle, kui niimoodi sobib Annikale, kes võttis ka osa. See lahke üle. Kas kui see selline meeskonniti niimoodi
ma arvan, et kuna mul on see täistuub ja ma saan aru, et Annika ei ole vist seda näomaski saanud proovida ka. ei, mul on olemas justkui ikka, kui me ühest asjast räägime, see uus öömask, mis on. ei, see ei ole ei ole. öömask, see on kooriv näomask. Siis ei Neil ole on vist. Signature Select, samasugused need ei, seda mul ei näomaskid ole. on ka samade värvidega, jah. Aga lilla. Aga lilla, siis on ju. Väga super. Väga hästi No. Kaisa, kas sa tahaksid öelda ka, kas mõni nendest värvidest nüüd sai eriti sinu lemmikuks või? Teate, no see lilla on mul alati olnud nii lemmikutest lemmik, no lihtsalt see lõhn, mul on isegi inimesed küsinud, kas lihtsalt selle lõhnaga kehakreemi ei ole, et see lõhn on niivõrd hea, aga mulle meeldib see, et alguses mulle see valge tundus nagu väga intensiivse lõhnaga, see valge säraandev, aga nüüd ma olen nii ära harjunud, et ma kasutan päriselt seda nagu parfüümi eest, et ma kreemitan oma keha sisse ja siis pärast riietel ka nii hea lõhn, täpselt. See on see valge, on ju, jah. See on see prantsuse saviga, minu meelest oli. Ja prantsuse valge saviga. Ja tal on nagu minu meelest eriliselt selline ka teistmoodi luksuslik lõhn kui näiteks punasel, millel on ka väga luksuslik. Ja mis mina varem ei olnud avastanud, võib-olla teie olete teadlikud, aga et see punane tegelikult ju näomask ka hakkab nagu õhetama, aga ma ei teadnud, et see kehakreem ka niimoodi õhetab ikka päris korralikult. Nii et ma arvan, et suvel, kui on palav, mõtle, kui hea on seda peale määrida. Ma ei tea, kõik on lemmik. Jah, okei. Väga äge. Annela, kas sinul ka mingi kommentaar on, et kas see distsipliini pidamine, see ei ole ju tegelikult kerge? Ei, kindlasti mina tegin screen foto ja samamoodi, et ma küll välja ei printinud, aga seesama, et kui sa ei alusta esmaspäeval, alustasin reedel, läheb võib-olla segamini, aga kindlasti seesama, et väga luksuslik, see valge oli samamoodi, nagu te olete kõik öelnudki, tõesti, see on eriline parfüüm, aga mis mulle punase juures just meeldis ka seda, et kui teil on võimalik saunas käia, siis ma tundsin, et see mõju oli kuidagi siis just eriti väga tugev, rääkimata sellest, et ka koorivat kasutada ja siis punast kasutada, et see mõju kuidagi oli siis peale sauna just eriti intensiivne, nii et soovitaksin seda. Ja aitäh, Annela. Ja Annika, mis sinu kommentaarid on tubli pingutuse tagajärjel? Ja ikka distsipliini on ikka päris palju vaja, eriti hommikuti. Aga õhtul tuleb see juba loomulikumalt ja peale sauna oli väga hea, jah. Ikka mõnus. Ma ei ole kunagi nii palju ennast kreemitanud, kui ma nüüd see 3 nädalat kreemitasin. Oled ära poputatud nüüd, jah? Ja ju läheb edasi ka. Et juba uued varud on tulemas ja ei tahaks loobuda. Ja, et mingid harjumused peavadki olema iseenda heaks. Siis tulevad teised harjumused ka paremini välja. Kas sa oskad ka mõnda lemmikut välja tuua, mis sulle või mille poolest? Jah, see sädelev kreem oli küll väga mõnus on seda peale panna. Paneb naha sädelema, et seda punast ma kasutasin enne ka juba enne seda challenge'i. Ja siis ma just tellisin selle valge kreemi ja siis tuligi see 3 nädalat peapidust tehtud, jah. Väga äge. Sinul oli, ma nägin, sul oli üks pilt, sul oli ka kollane olemas, eks ole? See oli mul ka ennem tellitud, jah. Ei olnud meil küll retseptis, aga eks ju. Ja seda ma kasutasin sinna juurde ikka, et koorisin ja siis tegin selle koorivaga veel, pesin üle ka. Kõik jutud ikka. Ja, väga äge. Kaisa poolt tuleb veel siis mulle kingitus ka, et ei, ma arvasin, et see on see öömask, et see on mul nagu olemas.
aga see on siis midagi uut, mida ma pole veel tähele pannud. Ja need on nüüd need Signature Select, need, ma ei mäletaks, nad tulid, vist need näoomad tulid enne, siis tulid keha omad. Et täpselt vastavate värvidega on näomaskid ka. Ja seda mul ei ole, mul üks teine on küll. Täname siis heldet ülaliini. Ja, aitäh. Püüame tasemel olla. Ja seal on siis ka need, et on kollane on seal olemas, on puhastav mask, mida peale panna, puhastab nahka. Valge on ka selline sära andev, roheline on niisugune, võt rohelist seda siin praegu ei ole kellelgi. Et roheline kehakreem, roheline näomask on ka väga niisutav. Ja mis mul ütleme, et punane on see, mis hakkab, on siis pinguldav, mis hakkab siis ka, läheb soojaks, kui niimoodi näo peal vahtu hõõruda, siis läheb soojaks. Ma ei kujuta ette, kas neid peab siis nagu vaheldumisi kasutama? Sa võid kasutada neid vaheldumisi ja sa võid, see kooriaga iga päev ju ei tee, ka paar korda nädalas võib-olla või kord nädalas. Ja siis võib puuridena teha, näiteks võtta niimoodi, et näiteks võib-olla puhastav mask kõige enne. Aga kuna ta on siuke Signature Select, eks ole, et see tähendab seda, et kombineeritud, sa võid panna näiteks, et kaela ja siia piirkonda võid pingultavad panna ja siia võid panna näiteks silma, sa võid mitut erinevat maski korraga panna, siia silmade juurde, siia näiteks seda sära, mitte silma ümbrusesse, aga siia põskede peale seda sära andvat näiteks, et sa võid endale värvilise näo teha või siis kaela peale niisutavat ja ütleme, kellel on see T-piirkond kipub rasune olema, et sinna võib seda puhastavat panna üle siia valget näiteks, et neid võib kombineerida, et mitut asja erinevat korraga näo peale panna. Nagu selline väike. Pärast ei tunne ise ennast ka ära. No just, et me oleme küll vahel maskitanud, et täitsa tore on. Paned need kreemid ära ja siis oled nagu indiaani sõjatüdruk enne lahingusse minek. Aga toimivad ka ülihästi, nii et just see, et kas keegi tahaks teist veel kommenteerida just seda võrdlust, et võib-olla meil on ju ka need G ja H väga head tooted, et need kreemid erinevad, et seal on ka ju üks on ja dušikeel on, üks on kooriv ja et mis see vahe on, kas tundsite vahet enda jaoks? Mina kasutan seda rohelist G ja H koorivat. Aga seda näiteks minu kogemus on selline, et ülejäänud pere kasutab meil rohelist koorivat näiteks jalgade pesemiseks. Aga seda lillat ma kasutan keha peal. Et mul oli selline tunne, et see on nii hea, et tavalise rohelisega pesen jalgu, mitte et jalad ei oleks väärtuslikud, aga just mujale keha peale panin seda lillat. Aga nad on täiesti erinevad ja see lilla koostis on juba ka, te kõik olete kasutanud, siis te näete ja see lõhn on, mitte et roheline jälle halb. Roheline on hoopis teine lõhn, eks ju. Ja roheline on nagu dušikeel kooriava efektiga, nagu pärit nagu tõhus koor, see ole? Jah, just. Et nad on ikkagi erinevad tooted. Ma ütleks, et need on ikkagi sellised, mitte luksuslikud tooted, aga sinu enese hinnangu tõstmiseks on need kindlasti ka ülihead. Ma ütleks küll, et luksuslikud. Jah. Tegelikult. Need on ikka tegelikult ikka luksuslikud, ja no võtame see sama, et selle kooriva dušikeeliga sa võid ju iga päev oma ihu pesta, et ta on ikkagi leebem, ta ei ole, koorimine ei ole tema ainus funktsioon, aga sellega nüüd päris iga päev ei olegi vaja koorida. Nii et jah, nii et see on minu kogemus lihtsalt, aga nad on erinevad, kindlasti on erinevad. Mina ütleks ka, et ma väga nautisin seda ühtepidi, oli raske, selles mõttes raske, et tahaks juba magama, pean veel kreemitama. Ja see võtab kõik aega, et tuleb ennast nagu ja tõesti distsiplineerida, kas see tasub ära. Ja mina ütlen päris ausalt, et mina seda kooriat kasutasin ka jalgade peal. Ja ma ütleks ka seda, et ma hakkasin neid kõiki, nad on mulle kogu aeg meeldinud. Aga ma hakkasin neid kõiki rohkem armastama ja minu meelest Amway kõikide toodetega on nii, et mida kauem sa kasutad, seda rohkem nad sulle meeldima hakkavad.
et sageli on ju nii, et kasutada siis nagu kuidagi ka mingite toodetega, ma mäletan varasemast elust küll, et enam ei tahaks mingit vahet. Minu meelest nagu ainult, sihuke tunne, et ainult paremaks läheb ja see säraandev, see valge, nii näitan jah, see, ta on ka minu meelest ülitoitev, et ma panin seda ka täitsa jalga, mitte jalasäärde peale, vaid täitsa jalalabade peale ja mina ütleksin, et seda kuiva nahka, mis nahale tahab ikkagi või jalgadele tahab tulla, eriti siuksel talveperioodil, me praegu ju veel ka paljaste varvastega ei käi, seda ei tekigi. Need nagu ülihea ja muidugi see, et erakordselt head lõhnad on. Et jah. Nii, aga lähme selle lõhnateemaga edasi, et miks me üldse selle lõhnateema juurde tulime. Põhjus väga lihtne, pühapäeval olime siis selle seltskonnaga, kellega me olime Expol. Läksime pärast Viru keskuses ühte kohvikusse, kus me siis tellisime sushit ja eelnevalt ka siis kohvi. Ja siis öeldi väga peenmark mingisugune, ma ei tea, et Sille küsis, mis kohvi te pakute, siis seal teenindaja ütles mingi plurr, mingisugune, meie ei olnud küll kuulnud seda, on ju. Ja tassi peal oli logo ka, ma tõesti teadnud seda kohvi, aga siis väidetavalt pidi see olema Hollandist, et väga hea kohv. Ja siis, kui ta selle meile tõi, selle nii-öelda kuuma kohvi, teate, siis oli nii, et teadupärast, kui meie oleme kodus, joome kohvi, siis me teame, et kohvil peaks olema nagu lõhna. No ei olnud seda lõhna, ei olnud. Nuusutad siit ja ma nuusutasin tassi alt ka, ei ole lõhna. Minu meelest me kõik panime nina tassi sisse ja peaaegu ja tõesti ei olnud seda lõhna. Ja siis, kui me jõudsime õhtul koju, siis me tegime kohe nii-öelda see meie Amway kohvi. Ja siis me saime jälle aru, et teate, maksku need teised kohvid 2 korda, 10 korda vähem. No ei ole mõtet raisata raha teil sellise musta vee joomise peale. Sest see on must vesi, et ma ei saa nagu nendest... Tume vesi. Ma ei saa nendest kohvikutest aru. Kohv on tegelikult teadupärast on kohvikute ja selliste restoranide üks selline artikkel, mis toob kõige rohkem sisse. No aga sellepärast peabki ta natukene... Ja nad ei saa nii hea olla. Alati hinnatakse tegelikult, vähemalt läänemaailmas hinnatakse toidukoha kvaliteeti kohvi järgi. Missugune kohv seal on? Kui kohv on normaalne, järelikult saab ka siis... see ei ole reegel, aga võib juhtuda. Nii et sealt me tulime selle nii-öelda lõhna juurde ja üks põhilisi tooteid, mis ei ole küll Amway enda toode, aga on Amway jaoks toodetud. Partnertoode. On see sama nii-öelda siis, kas siis espresso kohv või siis on ka ubadega variant. Ja on filtrikohv. Aga meie kasutame espresso kohvi tavalises filterkohvimasinas. Ja see kohv konkreetselt on siis toodetud Brasiilias, Kesk-Ameerikas nii-öelda korjatud ubadest ja araabika sort on see. Ja paljud ütleb, meil on araabika kohv. Kus selle lõhna paneb? Ja teate, kuidas ikka sellega on, et kui me nüüd selle kohvipaki lahti teeme ja paneme meil on kohv on alati sellises kinnises purgis. Siin on öeldud niimoodi, et kui sa teed selle lahti, siis sule pärast hermeetiliselt ja pane külmkappi. Tegelikult peaks külmkapis küll hoidma. Meie külmkapis küll ei hoia. Ja siis on teate nii, siis on me joome ta nii ruttu ära. Hästi huvitav on see, et siis sa teed selle pakendi tühjaks. Viskad siis pakendi prügikasti ja niikaua, kuni seda pakendi prügikasti ei ole tühjendatud, niikaua on terve see alati, kui võtad lahti selle, lükkan selle sahti lahti, siis alati tuleb seal kohvilõhn. Täiesti crazy. Mõtled, et pakendis enam kohvi ei ole, aga kohvilõhn tuleb. Et siis peaks nagu mõtlema, et huvitav küll, et miks sellel pakil on kohvilõhn kaasas. Aga meil ükskord sai siin kohv otsa ja oli juba hilis õhtu, ei hakanud, tavaliselt meid on alati Annela välja päästnud, aga me ei hakanud Annelat tüütama, et muidu me oleme nagu... läheks laenama kohvi. Oleme nagu Tim Foley, Louis Carillol, kes läheb öösel ukse juurde koputama.
et siis me läksime poodi ja ostsime siis väga korralikku marki, Saksa mark. Ja väikse pakikese. Ja noh, siis tegime lahti. No ei ole lõhna, okei, maitse oli enam-vähem, tõesti, aga no ei ole lõhna. No siis sa nagu jälle mõtled, et ütleme, noh, maitse ei olnud halb, jah, et mõnikord võib ka halb olla. aga no lõhna ei ole ja minu arust kohvi juures peaks olema lõhn. Et jätame mingid muud asjad võib-olla, et okei, võib-olla ei pea olema lõhna, aga no kohvi juures peab Ma olema. mäletan, kui me tulime, hakkasime lõpuks Amway kohvi ostma. Ega me alguses ka ei ostnud, päris alguses. Aga no, et tundus, et kallis ja ostame muid asju ja siis, kui me otsustasime, et hakkame Amway kohvi ostma. Ma mäletan, et seda esimest korda ära proovitud, see oli lihtsalt nii hea. Ja mina ütlesin Talisele, kuulake nüüd, ma ütlesin talle, kes mind paremini tunnevad ja võite naerda. Mina ütlesin Talisele, et ma olen nõus jooma vähem kohvi. Ma ei joo ühtegi teist kohvi. Noh, ja see asi on lõppenud sellega, et ma ei joo üldse vähem kohvi. Aga me ei joo ka teist kohvi. Ei joo ka, et ma tõesti, mina võin öelda, et mina seda kohvi jumaldan, mina lähen õhtul magama selle unistusega sellest hommikusest kohvist, mida ma jooma hakkan. Nii et see on erakordselt hea. Aga ma tegin natuke uurimistööd ka, et ma siis, mind hakkas ikkagi huvituma see, et see küsimus, et aga miks siis ei ole mõnedel kohvimarkidel ei ole lõhna ja selgus, et põhjuseks võib olla näiteks see, et röstimisel on mindud üle aja, et ei ole järgitud korralikult seda röstimistemperatuuri ja aega, kas on üle röstitud või vähe röstitud. Või teine asi on see, et oad on ära koristatud ja on jäänud ka natuke liiga kaua enne röstimist seisma. Et seal on ka, seal pidi väga täpselt olema see, et kui korjatakse ära, kuidas nad kuivatatakse ja kui ruttu nad jõuavad siis röstimisele ja siis on ju jahvatamine ja siis on ka pakkimine, kui ruttu neid pakitakse. Ja võib-olla seisab kuskil suures tünnis jahvatatud tükk aega. Et ma mõtlen seda, et äkki seal on veel ka sellised asjad, et kui me teame seda, et kuidas näiteks Nutrilati farmides korjatakse, ütleme näiteks kas või need Acerola kirsid, seal on kindel aeg, testitakse täpselt, et mitte isegi nagu päeva täpsusega, vaid et testitakse ja käiakse vaatamas, et kui küps ta peab olema, ta ei tohi täiesti küps veel olla. Ja siis on kõige nagu C-vitamiini rohkem on see mingi öine kellaaeg, millal neid korjata. Et vot siis on see C-vitamiini tase selles Acerola kirsis maksimaalselt kõrge. Et kuna kohv kasvatatakse ka partnerfarmides, siis nendel on ju ekstra nõudmised, et ma kujutan ette, et võib-olla kohvioa korjamisel on ka seal mingid, et vot just, et see ka korjamisel ja see küpsusastmed ja need asjad, mida siis Talis rääkis. Et see ongi, nojah, siis ilma lõhnata kohv on kas üleröstitud, alaröstitud, liiga kaua jahvatatuna lahtiselt seisnud. Nojah, kui me jätame kohvipakki lahti, ega seal ei olegi mingit lõhna mõne aja pärast. Ja siis ma uurisin ka seda, et missugune on siis maailma kallim kohv. Ma seda marki enam ei mäleta, aga ma tean, kuidas seda on, kust see on tulnud. Kas ma võin pakkuda? Kas on see kassipissi kohv või? No mis mõttes kassipissi? Ta on ahvidega seotud. Ahvidega hoopis, aga kassipissi kohv on ka. Ta on, tähendab, kõige kallim maailma kohv on selline, et siis nii-öelda kuskil seal džunglites on siis teatud ahvid, kes söövad siis kohviubasid. Ja kui nad siis välja nii-öelda siis kakavad, number 2 peal siis on ju, siis korjatakse need siis oad üles ja puhastatakse ära ja röstitakse. Ja need on maailma kõige kallimad oad. Need ei ole väga palju. Ja see pidi olema erilise maitsega. No meie ei ole kunagi saanud seda tunda kuskilt. No, me oleme oma Amway kohviga väga rahul. Meil seda siin... See ei ole läbi ahvi käinud. Seda tehnoloogiat siin ei kasutata. Nii et kes ei ole seda Amway kohvi veel proovinud, siis tasub proovida. Igal kohvimasinal on oma see temperatuur, et 92, mingisugune on see kraad, mis peab olema vesi. Et alati testige ära, palju te panete siis seda kohvi, palju ja, et masinat oleneb ka. Ja ma tean, et Kaisa on ka siin seda laustuvat kohvi kasutanud, mis pidi ka olema ülihea tava laustuvat kohviga võrreldes, on ju? Oli nii, Kaisa? Absoluutselt.
ja. just, et noh, ma lihtsalt soovitan, et proovige ära, et siin on ainult see, et ei jääte sõltuvusse, aga no ei pea jääma muidugi, ega te võite seda mingit Pauligit edasi osta või ma ei tea. ei no mina selle kohvi kohta veel ütleksin nii, et kui see kohv hakkab nagu valmima, juba see masinasse panemine ja siis, kui ta juba tilgub see kohv, täpselt teate, nagu mul on see, tuleb meelde see visuaalselt, et multifilmides ja meie ütleme, mitte Kaisa, aga ütleme siin ülejäänud, võib-olla lasteraamat oli see Piilupart Miki ja teised ja see, kui oli see, mis lõhn seal oli, kas pardimamma küpsetas neid sõõrikuid ja siis kuidas see sõõriku lõhnaviir multikas oli see eriti hästi välja tulnud. Täpselt minu meelest see kohvilõhn visuaalselt liigub mööda su elamist. See ongi hea. Aga lähme selle kohvi juurest nüüd järgmise teema juurde. Ma tean, et Annela on meil see inimene, kes on oma korduv tellimusse pannud just seda kohvi just selle mõttega, et ei juhtuks seda asja, et kohvi ei ole. Et peab minema mittelõhnavat kohvi otma. Et siis korduva tellimusega on raudne loogika, et alati tuleb see kohv. Ja ma tean, et hiljuti sul see tellimus tuli ja sul oli ka seal üllatus ja kas sa tahad siis natuke rääkida sellest korduvast tellimusest, et sa oled seda nüüd teinud rohkem kui juba 6 korda. Ehk 6 korda. Jah, et ma alustasin tegelikult novembrist, nii kohe kui läks võimalus, et ülejäänud tooted ka, siin ta mul on. Ja kõige olulisem on see, et kuu alguses oleks kohe kindlasti see mul olemas või see teadmine, et mul kohv kindlasti on olemas. Soovitan kõikidele, pange ta kordustellimusse, kohv ei saa otsa, aga huvitaval kombel seda ei jää ka kunagi väga palju üle, nii et tegelikult ma kasutan ja tarbin selle ära, ausõna, ja ta on tõeliselt väga hea. Aga viimase 6. korraga tuli kaasa üks lisakott. Ja muidugi seal oli siis, tegelikult oli näha ka, mis selle 6. korraga siis kaasa tuli, ehk kingitus. No võime arvata, et äkki on mingisugused kleepsud või midagi. Mina sain sellise Nutrilaidi kotti. Ja see kott on ülihea. Käisin viimane kord mitte selle kotiga, aga ta peaks olema vargakindel. Tema lukud lähevad siia niimoodi peitu. Ja ta on üllatavalt mahukas, siia mahub ka arvuti ära ja kõik eluks vajalikud asjad mahuvad siia ära. Ja ma usun, et see ei ole mitte väga odav kott. Esiteks ta on väga kvaliteetne ja ma sain selle lihtsalt selle eest, et ma olin lojaalne, ma tellisin ja ma ei teinud selle jaoks mitte midagi erilist, joon väga hea kvaliteediga kohvi. Ja mulle kingitakse selline uhke seljakott. Siin on veel USB laadia ka, nii et igati kaasaegne variant. Ja see on tõeliselt hea kott. Jah, me näitame ka näete. Me oleme sinuga nõus. Saab küll seljakoti. Just. Et mida me tahame öelda, et praegu hetkel on see kingitus, et mis me ütleme siin paari kuu pärast või poole aasta pärast juhtub, et seda me ei tea. Aga et mingisugune aeg on kogu aeg see. Ja nüüd on nii, et kui kuna see kohv ei ole Amway enda toode, on partneri toode, siis ta ei käi sinna selle soodustuse alla, et iga 3. tellimus on 15% odavam. Et selleks, et teada, ma kohe näitan ka, jagan ekraani, et on olemas, lähete oma Amway lehele ja seal on siis olemas, kui te vaatate siin, et kus on siis soovitatavad, et vaatate, siin on tellija säästa all. Vot kõik need tellija säästa, siin on 53 toodet. Ja kõik need tooted on siis need, kui te panete, kas või ainult ühe toote panete. Te võite ka ainult ühe toote panna, nii et see tuleb täpselt sellel kuupäeval, et siis 3. korraga tuleb 15% odavamalt. Nii et ei ole kõik Amway tooted, kõiki Amway tooteid saab kordustellimusega tellida, aga soodustuse alla lähevad just see 53 toodet. Et kui te tahate saada see 15% soodustust.
et siis tuleb nii, et 3. korral tuleb ja 6. korral tuleb ja 6. korral tuleb siis veel kingitus ka kaasa. jah, aga see koht võib nende teiste toodetega seal olla ju ühes tellimuses, lihtsalt tema pealt ei tule siis ootust. jah, nii et noh, see on tegelikult on see hästi mugav, aga ja sul peab olema niimoodi, et parem oleks, kui sul oleks siis see kaart, mis sul on registreeritud selle ostu jaoks, et sellel kaardil oleks siis raha olemas juba eelmisel õhtul, sest noh, meil näiteks läks see korduv tellimus läks hommikul, ma ei tea, kell 5 või midagi läks maha. Hästi vara on. Et kui sul raha ei ole, siis nad lihtsalt annavad sulle teada, et pane siis sinna raha, aga siis läheb sul natuke läheb aeg edasi, ja kui ka kohviga on kiire, siis. Ja kui läheb see varahommikul läheb maha, siis juba tuleb ka tegelikult tuleb teade, et juba ka sellel samal päeval paari tunni pärast on juba asi nii-öelda teele pandud. Sest nad tegelikult pakkisid selle juba eelmisel päeval ära. Nii. Kui tohib, ma lisan veel siia midagi juurde. Kui te teete kordustellimuse, mul tuli esmaspäeval oli tellimus ja kolmapäeval oli pakk kohal. Nii et väga kiiresti soovitan. Jah. Sest noh, neid nad planeerivad. Jah. Nüüd natuke räägin ka Poola tellimusest, et kes siin Poola tellimusega olid osalejad seal viimases Poola tellimuses, siis seal oli selline asi, et ootame, et kuna millal me saame hakata maksma siis seda transpordimaksu sellele transpordifirmale. No ei tule seda, siis ma suhtlesin selle transpordifirmaga, kuulge, et minul näitab, et TPD on juba põhimõtteliselt teile juba nagu kätte andnud selle, et kus see kaup on. Siis nad ütlevad, et meie ei ole veel saanud. Ja siis mingi aja pärast tuleb meile teade, et toode on tagastatud Amway lattu. Ja siis helistasime Amwaysse, küsisime, et mis siis juhtus, selgus, et pakend oli katki ja TPD oli siis, TPD oli ise selle otsuse teinud, et kui pakend on katki, siis nemad ei tea, mis seal sees on. Meil ei olnud seal ühtegi sellist asja, mis võiks puru, ütleme, et läheb puru ja tuleb vedelik välja või midagi sellist asja meil seal ei olnud. Aga et nemad katkise pakendiga, nemad ikkagi kliendile üle ei anna ja viisid selle siis Amwaysse tagasi. Ja siis me tegime kohe uue tellimuse, nii et nüüd ootame Amway käest nüüd raha, et raha ei tule kohe tagasi. Paari päeva jooksul tuleb raha tagasi. Aga me tegime selle tellimuse ära juba. Aga et selliseid asju juhtub, harva küll, aga me ei olnud selleks valmis üldse, aga natuke läheb kauem sellega. Et nii on, et sellepärast vahepeal läksid nendel inimestel, kes olid seotud sellega, läksid punktid maha, natuke pärast tulid punktid juurde. Nii, aga ma ei tea, kas keegi tahab veel jagada mingit toote vautsid sellest just lõhna poolest, et missugune toode on teda just. Ütleme, me ei saa praegu seda lõhna ise edasi anda, aga emotsiooni saab jagada. Aga kui sa niimoodi ilusti räägid ja sõnu loobid, siis võib-olla me saame aru, et kuule, tasuks ka proovida võib-olla seda šeepi või ma ei tea, hambapastal on hea lõhn. On küll, jah. Signe tahab rääkida. Okei. Signe, räägi sina, Kaisa tahab ka vist. Ja minule väga meeldivad nüüd siis öökreem, öömask ja kõik see juurde kuulub sinna vaht, seerum, C-vitamiin, see õhtune kreem või üldse niisugune niisutav kreem ja nüüd siis see öömask. Nad on tõesti väga meeldiva lõhnaga, et kohe ikka tõmbab ja mis mulle väga endale ka meeldib, on ju eriti läheb peale see, kuidas seda nüüd nimetatakse, see külm kuulikene, millega ma omale seda näo peale siis nüüd kannan. Ma ei kannagi üldse seda kunagi käega, vaid ikka selle kuulikesega. See on eriti hea. Sellega on nii mugav kanda. See on kohe ikka super luks. Mulle väga meeldib. See sari mulle väga meeldib. Koos maskiga. Super. Aitäh. Nii, Kaisa, tahtsid ka? Ja minu meelest kõik Amway tooted, mis vähegi peavad lõhnama, lõhnavad nii hästi, aga just see öömask muidugi, aga minu meelest G&H kätekreem ja see jalakreem ka, ta on
ta lõhnab nagu suvi. Ma ei tea, kuidas veel edasi anda. Temas ei ole tegelikult mingisugust aprikoosi, aga võib-olla see, et ta on oranži värvis, ma seostan, aga tal on nii hea, jällegi nii kvaliteetne lõhn ja, ja selline puhas ja värske, nii et just ainult nuusutaks käsi pärast seda. Soovitan. Tead, mul praegu meenub, see võib küll suvelõhn olla, sellepärast et kui me eelmisel korral seal Expol olime, siis ma kuskilt lugesin, aga nüüd mul on meelest ära, et mis seal olid mingid, seal oli killuke päikest oli kirjelduses kuskil. Niisugust, nii et jaa. Oli ju? ja sa vist ütlesid ka, et sellel hügieenilisel huulepulgal, et oleks nagu päikesega, kõigi ütlesid nagu päike. Ja see on ju sama, see oranž. Just, jaa, väga õige. Nii, kas keegi veel? Ma lisaks veel seda, et Skin Nutrition, mitte nüüd see öömask, see on hästi siuksed, mis seal oli see rosmariin ja mul ei tule. Lavendel. Lavendel, jah, et hästi sellise karge, värske lõhnaga, aga muud Skin Nutritioni kreemid, et minu meelest Kaisa kasutas seda väljendit ka väga hästi, et tegelikult nad lõhnavad minimaalselt, nendel on puhtuse lõhn, mis on ka väga hea lõhn. Aga ma arvan, et me sellega siis tõmbamegi täna selle lõhnateemalise tooteõhtu otsad kokku. Meil on rõõm, et te täna siin kõik olete, Tigne ka jõudis. Et siis jälgige siis informatsiooni, järgmisest nädalast tuleb ju müügile kauaoodatud kõõmavastane šampoon ja see näo või see juuksenahatoonik. Ja peanahatoonik. Peanahatoonik, jah. Täiesti uues pakendis. Väga ilus. Et seal mingit eelmüüki ei ole, nii et meie ei ole ka seda saanud veel nuusutada ega proovida. Et uusi tooteid tegelikult tuleb kogu aeg peale. Et selles mõttes on hästi põnev. Ja jooge kohvi, jah, Kaisa kirjutaks, tahaks juba kohvi juua. Jah, ma ka ootan. Selle kohviga on tõesti selline asi, võime ka kinnitada, et kui te joote seda õhtul, ütleme... Aga selle kohvi pärast see kohv ei ole põhjus, et sul uni ei tule. Kui sul uni ei tule, siis see tuleb millestki muust, aga mitte sellest kohvist, ma ei saa aru. Et meil on küll nii, et kui me joome selle kohvi ära ja siis lähme poodisse, siis me jääme kohe, eriti Sille jääb hästi ruttu magama. Meil seda probleemi küll ei ole. Ei. Okay. Aga et nautige siis seda kevadet, mis vähemalt südames on, et küll see ilm ka jälle järgi annab, et eile ta korraks andis, tuli sa haarast on ju, aga küll ta jõuab ja siis esmaspäeval ma tean, et osad inimesed on teisel maal, et kui teil on võimalus meiega ühineda seal, eks siis vaadake, kuidas teil on, et kas teil seal hotellis on wifi olemas, et väga tore oleks teid korraks näha seal kella 8 paiku, aga teistega saame siis arutada siin päeva kohalisi teemasid. Aga praeguseks siis ilusat õhtut ja kohtumiseni.